Räägime nüüd pisut golfijuttu ja Niitvälja toimuvad 23. Niitvälja karikavõistlused, mis on Eesti ja kogu Baltikumi kõige vanem võistlus ja enne starti olen kohale kutsunud Sander Aadusaare, kes eelmisel nädalal tuli Venemaa meistrivõistlustel amatööride seas teisele kohale, see on väga hea saavutus, ja Joonas Turba võitis Soome lahtised juunioride meistrivõistlused, mis on samuti erakordne saavutus Eesti golfi ajaloos. Sander, oled sa oma hooaja algusega rahul? Jaa, kindlasti. See Venemaa lahtised meistrivõistlused läks nüüd väga hästi ja sain ühe suurema tiitlivõistluste õnnestumise, et see teine koht on kindlasti üks paremaid tulemusi sellel hooajal. Joonas, sa oled 13-aastane alles. Millised eesmärgid sa golfis endale oled seadnud? No pikemas perspektiivis on saada ikka PGA ja Euroopa tuurile, aga lähiaja eesmärgid on saada iga päevaga paremaks. Mis sa arvad, millal see aeg saabub, kus Eesti golfar jõuab Euroopa ja maailma tipule palju lähemale, kui ta täna on? No ma usun, et see ikka võtab veel natukene aega, et kindlasti tehakse kõvasti tööd ja ma arvan, et see koondise programm läheb ka paremaks ja tuleb järelkasvu, nii et ma usun, et see on täiesti võimalik, et lähima 10 aasta jooksul võiks see täitsa juhtuda. No teie stardini on natuke veel aega. Millise eesmärgi oled sa siin Niitvälja karikal pannud? No mängida sama hästi või paremini kui Eesti koondis ja näidata head tulemust. Mis see koht võiks olla? Top 5. Lähengi, lihtsalt naudin mängu. Suuri eesmärke ei hakka endale panema, et kui ma enda mängu ära mängin, siis suure tõenäosusega viimasel päeval peaksin olema karika konkurentsis ja annan endast parima. Hea 7 uudiste vaataja, hääleta seni golfirubriigis võistelnud paaride hulgast oma lemmik. Niitvälja golf on välja pannud ühe alustajapaketi ja ühe green card'i kursuse 2 osalejale. Ja täna võistlevad TV3 saatejuhid Sirje Eesmaa ja Mart Mardisalu. Vaatan, te näod on väga rõõmsad enne seda otsustavat üritust. Oled Sirje enne golfikäppi käes hoidnud ja mänginud? Ei, täna on täiesti esimene kord golfiväljakul ja üldse ma võin öelda, et palliga mul nagu hästi ei lähe. Et omal ajal, kui sai rahvaste palli mängitud, siis mina võisin väga hästi see viimane olla, sest mul puudub igasugune kontakt palliga, ma ei saa püütud ja ma ei saa visatud, aga võib-olla see veeretamine äkki tuleb välja või kuidas seda nimetatakse? Puttamine. Ja kuidas on golf ja Mart Mardisalu? Kuidas kokku käivad? Nad on kunagi käinud 20 aastat tagasi, muuseas, kui sedasama Niitvälja siin ehitati. Tolnases ETV-s ma tegin ühte hommikutelevisiooni ja käisin siit tegemas lugu sellest, kuidas nad on valmis saanud oma esimese 9 rajaga. Ja siis mulle anti seesama puttamise kepp kätte ja ma sain proovida. Aga nagu ma ütlen, täna tunnen ma ennast musketärina 20 aastat hiljem. Nii et ei, loomulikult ma tahan Sirje maa sisse vajutada, ma tahan võita, aga ma ei ole mingi favoriit. Ja võidab siis selle mängu see, kes lööb vähem lööke. Nii halvasti. Siin on ju kallak. Ja liiga tugev löök oli. Mul on lihtsalt tugev käsi. Nagu päris mängijad. On telekast näinud, kuidas nad teevad. Pagan, ma lootsin, et ma saan ühe löögiga hakkama, aga ei ole seda särtsu enam kontsides. Oluliselt parem. No, pingutasin üle, aga ikkagi see oli teine löök. Liiga tugev. Lepime nii kokku, et kui ma praegu mööda löön, siis ära seda sisse pane. Hellal. Natukene. 4, ei ole veel midagi kasu. Yes! Palju õnne! Tubli! Sellega saime hakkama 3 löögiga. See oli hea. Ma ei oleks uskunud. Ikka hasart ikka tuli ja ütleme, et viimase löögiga justkui oli juba tunnetuski. Nii et võib peaaegu öelda, et andsin sõrme. Aga teise löögiga peale lähenemislööki, mis tuli hästi välja, teise löögiga ma olin kindel, et ma panen selle palli kohe auku, aga võta näpust, kuidagi keha läks krampi ja tuli 3. löök appi võtta. Ma pean Sirjet kiitma nii head ja pikka puttamislööki, nagu tema lõpuks näitas. Mina täna selleks suuteline ei olnud.
Eelmisel nädalal avati pidulikult uus golfihoone ja me küsime, millises klubis. Saada oma vastus puhkaeestis.ee kodulehele ja oleme taas välja pannud ühed vahvad auhinnad. Kohtume järgmisel reedel.